Kui seksiga on kõik hästi suhtes, siis see moodustab suhte heaolust ja rahulolust 15–20%. Nüüd, kui see tekitab probleeme, kui seal on midagi, mingi konflikt, mingi probleem, vältimine, siis ta põhjustab 50–70% probleemidest. Inimesed tunnevad, et nad ei taha seksida. Nii naised kui mehed ja sa saad hoopis teise tulemuse, kui see on niimoodi külast alla kargat, miks ta peaksid seda seksi siis tahtma. Nüüd konkreetselt seksi teemal ma olen mitu soovitust kiirelt. Tere tulemast True Foresti. Iga saade on kui avatud raamat, mis räägib ühe seiklusliku roo. Meie külalised on tulnud siia, et jagada teiega ausalt ja otsekoheselt oma teekonda. Alates esimesest ideest kuni suurte saavutusteni. Nende lood on täis inspiratsiooni, proovikive ja avastusi, mis on kujundanud nende elu ja karjääri. Meil on sulle üks palve. Kui meie vestlused pakuvad sulle väärtust ja soovid, et selliseid inspireerivaid lugusid sünniks veel, siis meid aitab kõige rohkem just sinu subscribe nupule vajutus. See on tasuta, aga annab meile märku, et meie töö on oluline. Tule ja avasta meie varasemaid episoode ning leia meid ka sotsiaalmeediast. Aitäh, et oled osa teekonnast. Tere Agnes! Tere Siim! Võib-olla alustakski siis täitsa algusest, et kus sai siis alguse sinu kõrgendatud huvi üldse seksi vastu? See on väga hea küsimus, kõrgendatud huvi. Mul on tõepoolest olnud sellest ajast, kui ma mäletan kõrgendatud huvi seksi vastu. Et ma ikkagi päris noorelt juba hakkasin oma keha avastama ja huvi tundma. Ja minust sai nagu selline enda keha ekspert, võiks siis öelda. Et ma päris noorelt juba teadsin täpselt, kuidas ennast puudutada selliselt, et mul hakkaks hästi hea. Okay. Et siis mingi hetk oskasin ennast orgasmini viia. Ja siis, kui ma lõpuks tegelikult esimese partneriga siis seksuaalelu alustasin teismeas, siis selleks ajaks nagu ma olin juba väga palju orgasme saanud ja teadsin täpselt, kuidas mu keha toimib. Nii et seal ei olnud nagu mingit kohmetust, ma oskasin küsida, mida ma vajan, ma oskasin naudingut võtta, ma teadsin, et nauding on minu jaoks, et see on minu sünniõigus, et see ei ole nagu midagi ainult talle. Nii et selles mõttes kõik oli nagu väga roosiline see algus, ma ütleks. Ja võib-olla ka sealt see huvi selles mõttes, et see oli minu jaoks kõik nii positiivne, et ma sain sellest ainult head, et kogemused olid head mingi hetkeni. Mingist hetkest hakkas sinna sekka tulema nagu ka siis ebameeldivaid kogemusi, mis lõi selle vee sogaseks. Aga jah, see esimene tunne, et see teema mind huvitab ja et ma võiks äkki ka teisi aidata, tuligi sellest, et mul endal oli sellega nii hästi ja ma nägin kõrvalt, et kõigil ei ole. Et hästi palju on häbi, hästi palju on hirmu, hästi palju on ärevust, hästi palju on seda, et just nagu naiste seas eriti, et seksitakse mehe pärast ja ise sealt nagu naudingut ei saada. Ja lisaks ka muidugi see, et inimestele väga paljudele ei meeldi seksist rääkida või nad ei tunne ennast mugavalt seksist rääkides, et siis ma olin ka juba üsna noorena selline inimene, kelle poole nende teemadega pöörduti sõprusringkonnas näiteks. Aga näiteks korraks uurin juba vahele, et näiteks, et kui sa ütlesid, et noorema seas, et lihtsalt kui võib uurida niimoodi kohe torki, kui mingisugune piir on kusagil, et siis alati see piiri tõmmata. Aga mõtlengi, et kui noore seas on noore seas nagu hakata avastama, tundma enda keha, et selles suhtes, ma kujutan ette, et vanemate puhul, et kui sul on mingi 10-aastane laps, eks ju, kes juba vabalt võib avastada ennast niimoodi, siis pööratakse tabuks ikkagi, et kuule, et mis sa teed ja nii ei tehta, vaata. Ja see on nii kahju, kui see on nii läinud, sest tegelikult see on hästi normaalne ja isegi juba beebid puudutavad ennast, et see ei ole neline teadlik eneserahuldamine, aga see ongi selline keha avastamine. Et tegelikult mina olin ikkagi nagu koolieelik, ega ma päris täpselt neid vanuseid ka ei mäleta. Igal juhul oli see nagu need esimesed sellised nagu selged mälestused on lasteaiast või lasteaia east. Aga see on normaalne, selles suhtes, et kas ütleks, või kas on mingisugune vanus, mis vanusest alates see on siis justkui nagu normaalne või mitte või kuidas vanem üldse võiks sekkuda sellesse või kas üldse peab sekkuma, et kui võtame ka hästi konkreetse näitse, et koolieelik, võtame 6-aastane laps, et kui sa avastad, et 6-aastane laps nagu avastab enda keha ja võib-olla, et kuidas siis nagu läheneda selle olukorrale või kas seda? Ja, see on täiesti normaalne ja sellises eas hakkavad ka igasugused arstimängud ja näiteks, ma ei tea, ilmselt inimestel on kogemus seda, et lasteaias, ma ei tea, näidatakse üksteisele suguelundeid ja nii edasi, et sealt see uudishimu juba algab. See on täiesti normaalne, see sõnum, mida lapsele anda tegelikult on see, et enda keha avastamine lihtsalt toimub
privaatses kohas, on ju, et kui sa oled üksinda oma toas näiteks, et need on privaatsed kohad, need ei ole teiste jaoks ja nad teeks seda privaatselt. Kõige hullem on see, kui laps saab selle sõnumi, et appi ära tee või ära katsu, ära puutu, see ei ole okei, et mul on väga mitmeid kliente, kes on sellise sõnumi saanud ja see häbistab nad tegelikult kogu eluks. Noh, mitte, et see oleks pöördumatu, aga see on üks põhjus, miks nad siis minu juurde pöörduvad, ongi see, et nad on kunagi sellise sõnumi lapsepõlves saanud, et see ei ole okei enda keha avastada ja see häbi on nendega siiani ja nad siiamaani tegelikult alateadlikult kannavad seda endaga. Et seetõttu see on hästi oluline, et lapsevanem ise oleks sellise sekspositiivse suhtumisega. Aga kas nagu siis sükest vanust, millal see on tabu, ei ole? Et isegi kui ei ole, meil lihtsalt tulebki läbi rääkida, et nagu lihtsalt, et tead, et see on ainult sinule loodud nii-öelda kogemus või elamus, eks ju, et kui sul on küsimusi selle kohta, ole hea, tule küsi, eks ju. Just privaatselt lihtsalt. Okei, väga huvitav, sest et noh, ma ei ole isegi kunagi nii palju selle peale mõelnud niimoodi, aga võib-olla tean ka, et see on mingisugune teema, et kust mingist hetkest nagu alguses vanemad ilmselt ei oska ise käituda, see on esimene vastus nagu, et kuule, et veel on vara vaata ja siis lihtsalt unusta ära, et ära lihtsalt. Just, et ega see ei ole, vanemad ei mõtlegi midagi halba, lihtsalt see tekitab nendest tavaliselt kohmetust või toob häbitunde üles ja siis see reaktsioon on selline nagu, mis sa teed, aga see lapsele jätab jälje ja eriti kui pärast ei lähe siis selgitama lisaks, et kui ta saabki ainult selle sõnumi, et ei, et see ei ole okei, mis sa teed, et see tegelikult see lihtsalt peegelt või näitab nende vanemate enda häbi, et nad on ilmselt enda vanematelt seda saanud lihtsalt, või vahel on ka mingid lasteaiaõpetajad, kes on siis sellise sõnumi andnud või mis iganes, on ju. Et minul kuidagi vedas, ma tulin lapsepõlvest niimoodi läbi, et keegi mind ei häbistanud. Mul perekondlik suhtumine üldse oli hästi selline nagu avatud ja sekspositiivne. Mitte, et mul nii palju nüüd oleks keegi seksist kogu aeg tulnud rääkima, aga lihtsalt see hoiak oli selline positiivne. Aga kui palju said oma perekeskmest rääkida? Ma ei tea, kas sul oli mingisugune vestlus vanematega enne esimest vahekorda või näiteks, et kui see oli ära toimunud või naistel on ju ka muid mingisuguseid asju, mis teismelise east tulevad peale, eks, et kui avatud toite nende teemadel? Ja emaga ma ikkagi sain väga avatult rääkida, et kuidagi, kuigi ma vist kippusin nagu tagantjärele rääkima rohkem kui ennem, aga võib-olla oligi see, et ta alati oli hästi toetav ja pigem andiski seda sõnumit, et kui sul on mingi mure, siis alati pöördu on ja et sa tundsid, et see on alati nagu avatud sükene asi, et kui oli mingisugune, ma ei tea, et olidki vahekorras näiteks juba olnud, eks ju, siis ma sain sellest rääkida ja et see on hästi oluline, sest et ma ei tea, kui palju mulle nagu ette haridust anti, aga siis kui ma läksin ja rääkisin, siis ta igal juhul sai juba mulle olulist infot anda. Ma kujutan ette, et ongi, et see on väga suur nagu positiivne asi selle hea keskkonna ja turvalise keskkonna loomiseks, eks ju, et mitte, et mul ei oleks kunagi olnud mingit sükst olukorda, kus ma nagu ei saanud, aga ma ei rääkinud. Nagu ma näiteks ise ma mäletan, et ma ei mäleta, et mul oleks olnud, mul oli üks noorena mingisugune intsident, eks ju, võib-olla, kus ma liiga noorelt ka nagu avastasin nagu iseennast ja samamoodi oligi, et see ei olnud nagu ainult privaatselt, et see oli teise enam-vähem võib-olla lapsega koos, aga see ei olnud mingi seksiakt, see lihtsalt oligi siuke, kus me olime kahekesi, me olime kuidagi, ma ei mäleta, et võib-olla oli mingi arsti mängimine on ja siis see pöörati nagu tabuks, et siis oli siuke, et nüüd siuke asi, kohe nagu karmilt lähtuti. Ja see oli võib-olla siuke olukord ka, mis nagu, ma arvan, et ma ei taha seda võib-olla mäletada, ma ei mäleta sellest ka väga mitte midagi. Ma tean, et mingi olukord oli, ma ei mäleta, mis seal täpselt oli. Ma arvan, et kuna ma tean, et see oli midagi nagu selle ümber, et me olime nagu vist paljad või midagi on ja kuigi me ei oleks tohtinud olla, et me vist mängisime, et siis sealt oli mingi tehti mul selgeks, et ja ma arvan, et ma olin ka koolieelik, tehti selgeks, et see on täiskasvanud asi, seda ei tee. Et niimoodi siuke mäng lõpub kohe ära. Aga lähme võib-olla edasi sinna, et kus sa said selle kutsumuse siis või kus see nagu tekkis siis see huvi, et okei, et ma nüüd võtan selle nagu oma enda südameasjaks, et olla sekscoach? Jah, see huvi oli juba varakult, siis keskkoolis ma tegelikult mõtlesin selle peale, et oleks tore seksuoloogiat õppida, aga too hetk ma olin liiga arg ja ma tegelikult ei otsinud neid võimalusi. Ma ise lihtsalt otsustasin, et see ei ole ilmselt võimalik ja kõik. Ja läksin õppima hoopis juurat, mis tundus selline mõistlik valik, on ja vanemad rõõmsad.
selline arukas valik. Sain ilusti sisse, koolis läks väga hästi, suutsin ennast ise ka veenda, et see on midagi, mida ma teha tahan. Noh, kõik olid A-d, siis sain magistrisse tasuta. Noh, siis mõtlesin, et no kuidas ma siia ei lähe. No ühesõnaga veensin ennast, et see võiks midagi mulle olla. Ma olin hästi aktiivne ka, olin mingi harjutuskohtus käisin, olin see Euroopa juuratudengite mingis seltsis on ja noh, igasugused asju tegin. Aga ma tegelikult, ma lõpuks nägin, kuidas mu kursakaaslastel silm niimoodi säras, siiralt säras ja mina tegelikult vaikselt surin seest. mitte kõlada nüüd liiga dramaatiliselt, aga noh, see ei olnud midagi, mis mind päriselt oleks huvitanud nii väga. Ja noh, vaadates siis oma kursakaaslasi, kes tõesti siiralt väga ambitsioonikad olid selles vallas, siis ma saingi aru, et see ei ole mulle, aga ma jäin 2 lapsega tegelikult koduseks järjest, et ma sain 2 last. Ma lõpetasin ülikoolis, ma jõudsin töötada mingi aja juristina. Ülikooli ajal ma ka töötasin, käisin advokaadibüroos praktikal ja nii edasi. Aga siis ma jäin lastega koju ja ma olin 5 aastat järjest kodus. Ja see aeg ma saingi aru, et ma kindlalt tagasi ei taha minna. Aga siis tekkis see kriis, et kes ma siis olen ja mida ma siis tahan ja mis nüüd siis saab. Ja siis ma ka veel nagu pikalt tegelikult üritasin ennast välja veenda sellest, et see võiks olla seksuaalvaldkond, millega tegeleda, sest et jällegi ikkagi ei tundunud väga mõistlik valik ja noh, keegi seda väga ei toetanud, et ma seda teeksin ja ma ka ei näinud täpselt, et kuidas siis. Et mul oli vahepeal mingi mõte, et ma õpin terapeudiks, aga noh, mind ikkagi kitsamalt huvitas seks ja suhted selles vallas. Ja siis, kui ma mingi hetk avastasin, ma veel töötasin 3. sektoris vahepeal, juhtisin ühte inkubaatorit, ühiskondlike algatuste inkubaatorit Nula. Ja siis ma avastasin mingi hetk selle sex coachingu programmi, mis oli üks USA programm, 1,5 aastat kestev ja COVID-i ajal see läks nagu full online, et noh, muidu seal oli ikkagi mingi osa sellest või kus pidi sinna LA-sse ka sõitma, aga siis läks täiesti online, mis tegi võimalikuks selle, et ma saaks seal tegelikult osaleda. Ja mul oli selline kogu keha jah, kui ma seda nägin, seda programmi, ma teadsin, et see peab juhtuma. Nii et ma läksin õppima, aga noh, selle õpingute ajal ma ka veel ikkagi ei olnud päris kindel, et ma nüüd hakkangi sellega tegelema. Et siis aga sa andsid endale võimaluse? Ma andsin endale võimaluse ja noh, ma tahtsin väga, aga noh, see hirm minus siis ütles kogu aeg, et ei noh, nii sa õpid ikka enda jaoks, et ei peagi tegelema ja nii edasi. Aga siis noh, elu läks lõpuks niimoodi, et mu praegune partner, kellega ma olen 5 aastat koos olnud, mu elukaaslane, tema hästi toetas seda, et ma hakkaks tegelema ja julgustas mind ja tegelikult aitas mind hästi palju, et noh, mul lõpus, kui ma juba kooli ära lõpetasin, siis mul oli ka veel 100 vabandust, et ma ei tea, ma ei oska kodulehte teha, et nagu koduleht oleks suurim takistus tööle asumisel ja siis mu kaaslane lihtsalt tegi ühe õhtuga selle kodulehe valmis ja ütleski, et palun, nüüd hakka pihta. Väga lahe ja see ongi nagu noh, et võib-olla sinna iga hetk siia juurde pruukida see, et kui ma alustasin, noh, see on hästi pika jutu, üritan kiirelt kokku, et kui ma alustasin üldse selle brändiga, see True Forest on ja siis ma tegelikult alustasin sellega sellepärast, et nagu täita oma tassikest just nagu riiete loomisel ja nagu siuke, et kõik, väga põld on mõelnud, et võiks kunagi teha oma brändi ja keegi poolt teinud, mõtlesin, et fuck it, ma just teen selle ära on ja see minu see let's get it või see heureka moment on ja see oli, sai ka esimese selle nagu mürtsi siis särgi peale. Ja siis teine, mis meil tuli, oligi lõpuks pusad ja siin on taga see True for creating your own story, et nagu, et ollagi lihtsalt true sellele oma loole vaata, et kuidas ma lihtsalt nagu, kuidas mul tekkis see mõte, see läks idanema ja ma nagu just jäin sinna, nagu jäin seda tegema. Ja see on nii huvitav minu arust sellepärast ka, et nagu et see podcast nüüd, mis ma nüüd olen selle hooaega muutnud nagu justkui seda strateegiat selle koha pealt, et nagu jäänudki just selle podcasti peale panustama hakanud, see tekkis ka täiesti suvaliselt, et üks hetk mul oli üks siis Hanna, kes on ka siin just saates käinud, kes aitab just kujunduse ja disainiga meid hästi palju, siis temal nagu esitlesin see ideed, et kuule, et ma mõtlen, et äkki ma teen ühe podcasti, kus ma nagu jutustan oma loo ära, et miks ma selle asja teen ja kuidas ma seda alustasin. Ja siis ta oli minu see nagu tugiisik, kes ütles, et miks ühe osa teed, vaata, et hakkagi siis nagu tegema vaata ja hakka nagu uurima ka teistes neid lugusid. Ja see ongi see, mis on praegu, milleni ma olen nagu jäänud, eks ju, et siin kutsuda teisi inimesi ja uurida, kuidas nende lugu läinud on. Aga siit siis võib-olla küsikski kohe, et kui nüüd alustasid seda teekonda ja hakkasid ka otsustasid ükski ametlikult, et nüüd ma hakkan ka vastu võtma kliente ja teisi aitama, siis võib-olla tahakski teada seda, et kas näiteks inimesed käivad rohkem paaris või üksi ja kuidas üldse läinud on?
läinud on, ma ütleks üle ootuste hästi. Ma kartsin, et see, et kuna see teenus on nii võõras inimese jaoks, et siis kedagi ei tulegi. Et ma võin siin hakata sex coach'iks, aga kes on need inimesed, keda ma coach'in on ju. Aga tegelikult Eesti inimene on ikkagi palju avatum ja julgem, kui ma arvasin, et ta on. Et kliendid tulevad ja kahjuks väga paljudel ikkagi on probleeme seksi ja seksuaalsuse teemaga. Lihtsalt see teenus ise on võõras, et otsida selles valdkonnas üldse abi või et selles valdkonnas nagu areneda või õppida. Et meil alles hiljuti minu meelest nüüdseks oleme suutnud vist ära normaliseerida selle, et inimesed otsivad vaimse tervise probleemidega abi ja käivad teraapias ja tunnistavad seda, et nad käivad teraapias ja psühholoogi juures on ju. Et nüüd see, et me jõuaks sinna, et seksiga oleks samamoodi olnud, see võtab aega, aga mul on me oleme teel sinna. Ja me oleme teel sinna ja mul on piisavalt tööd, et ma käed rüppes ei istu, ma tegelengi sellega nüüd täiskohaga ja iga päev ja mul käivad nii paarid kui naised, mehed üksinda. Kumba rohkem on? Üksinda või paariga? Nüüdseks ma ütleks, et on üsna võrdselt tegelikult. Alguses oli üksikuid rohkem ja siis hakkas paare tulema rohkem ja alguses olid just naised üksikud, et mehi peaaegu üldse ei olnud ja nüüd on mehi ka aina rohkem juurde tulnud, et kuidagi nagu ühtlustub ära ja lisaks ma olen ise hakanud gruppega tegema nüüd selles mõttes, et ma käin, mind kutsutakse ka esinema näiteks ja rääkima, aga nüüd ma teen ise ka aeg-ajalt töötubasid ja teen mingeid loenguid, vestlusõhtuid, tüdrukute õhtutele kutsutakse rääkima. Et see on ka mega lahe mõte, ma arvan, et siuke üliloogiline samm ja suund, kuhu edasi nagu liikuda, eks ju sellega. Võib-olla siis, kui tullaks juba sinu juurde, siis uurikski, mis sa ütleksid puusalt praegu, mis võiks olla kolm sükest suurimat võib-olla probleemi ja siis nagu lahendus ka nende jaoks, et siuke ei pea liiga pikalt jääma selle ümber, aga lihtsalt mingi nii, kuidas saab kokku võtta. Kolm suuremat. Ma üritan. Mul on alati raskusi lühidalt rääkimisega. Kindlasti üks suurimaid probleeme, millega pöördutakse, on iha teema ja siis üks näiteks ongi madal iha. Inimesed tunnevad, et nad ei taha seksida. Ja see on nii naised ja mehed? Nii naised kui mehed, küll aga mulle on sattunud rohkem naisi, siis, kes on selle murega. Ja seal, kui sa küsid kohe soovitusi, siis minu esimene soovitus on mõista oma iha, et kuidas see toimib, kuidas see päriselt toimib, sest et väga palju on müüte. Mõista oma iha tüüpi, kas su iha on selline spontaanse iseloomuga, kas ta ärkab juba, ma ei tea, pilgust, mõttest, fantaasiast, mõtled seksi peale, tunned, et tahad, on ju. Ma ei tea, kaaslane tuleb duši alt välja, näeb kena välja, tunned, et tahad, mõtled eelmisel nädalal toimunud seksile hakkad tahtma. See on siis spontaanne iha, mis ärkab siis juba naudingu ootuses. Ehk siis naudingut veel ei ole, aga sa tead, et varsti tuleb ja juba sellepärast tahad. Ja teine tüüp on vastuslik iha, või siis öeldakse ka reaktiivne iha, mida tuleb äratada, mis tekib alles siis, kui nauding juba on kohal, erutus juba on kohal, ehk siis ta järgneb naudingule ja erutusele. Mis on täitsa teistsuguse iseloomuga. Mõlemad on täiesti normaalsed, kumbki ei tähenda, või see vastuslik iha ei tähenda madalat iha tegelikult, aga tihti inimesed ei tea seda, et on üldse mitu ihatüüpi olemas. Ja seetõttu nad arvavad, et see on madal, nad ei saa aru sellest, et seda tulebki neis äratada, et see on hästi paljus konteksti loomise küsimus. Ehk siis tunne oma iha on mu esimene soovitus, natuke seletasin juurde ka. Teine soovitus ongi haarata ohjad ja hakata seda konteksti päriselt looma ka, mitte oodata, et see iha niimoodi kuskilt taevast sülle kukuks või nagu välk tabaks. Sest et kui su ihatüüp on vastuslik, siis kui sa mitte midagi ei tee selleks, et see iha tekiks, siis sa võidki teda ootama jääda. Sest et mõni inimene kogebki ainult vastuslikku iha. Et paljud kogevad mõlemat, aga kui sa oled selline, kes ainult vastuslikku iha kogeb, siis sa kui sa ootad iha, siis sa võidki jääda ootama. Ja mis siis madala iha puhul veel on, ta on väga paljud asjadega seotud, et seal võib ka olla asi sellest tegelikult, et küsida endalt üldse, et kas see seks, mida sa koged, sulle päriselt ka naudingut pakub. Et millegi pärast seksi puhul on selline arvamus, et igasugust seksi, et
et sa peaksid justkui tahtma igasugust seksi või et inimesed tulevad mu juurde suure murega, et nad ei taha seksida, siis selgub, et see seks ei ole naudingut pakkuv ja mul on ainult üks küsimus, et miks sa peaksid seda seksi siis tahtma. et mulle tundub täiesti loogiline, et sa ei taha seksi, mis sulle naudingut ei paku. Ma igati aru saada. Ja kusjuures siiamaani pean ma vaatasin ka enne, kui sa tulid siia või kutsusin siia, siis ma vaatasin su seda ka Instagrami, mis ongi Sex Coach Agnes. Ja Sex Coach Agnes Kangur. Agnes Kangur. Ja sa teed ülihead teavitustööd, sest et praegu vähemalt need 2 tõstatatud probleemi ja nende vastused või vähemalt nagu see, kus see mõte nagu idanema juba saada, nende kohal sa teed väga head teavitustööd, et need ma juba olen praegu kursis, ma juba olen su videost vaadanud. Ja see on teema, mida ma räägin päris tihti ja päris palju, sest et see on ikka ja jälle kordub, et see on üks põhilisemaid teemasid. Ja siis muidugi teine teema, mis on väga selle esimesega seotud, on iha erinevus suhtes, et millega paarid siis pöörduvad, et seal ka, see tähendabki tavaliselt seda, et üks tahab rohkem seksida ja teine tahab vähem seksida, aga see on muutunud probleemiks, nad ei suuda seda ära manageerida, et tihti tekib selline tagaajamisdünaamika, et üks muudkui algatab ja teine muudkui tõrjub ja mida rohkem üks algatab, seda rohkem teine tõrjub, et tegelikult siis üks on hästi suures defitsiidis, tunneb, et ta ei saa piisavalt lähedust läbi füüsilise intiimsuse ja teine tunneb hästi palju survet ja samal ajal see surve tapab seda iha. Aga mis võiks olla, kuna see on nagu võib-olla ma pakuks, et kõige laialt levinum asi üldse, siis nagu, et mis võiks olla nagu siuke väike peale selle sammu, et ka sinu juurde tulla, eks, ja siis nagu süvit sellega minna. Mis on siuke esimene samm, mis võiks aidata kohe juba nagu olla tee selle paranemise juurde? No, esiteks oleks vaja see surve maha saada. Ja surve tihti on ikkagi selle pärast, et nagu tavaliselt kaob seal üldse füüsiline lähedus täielikult ära ekstreemsematel juhtudel, et isegi nagu enam ei puudutata üksteist või ei lase partneril ennast puudutada, sest nii suur hirm on, et see puudutus viib seksini ja siis lihtsam on ennast juba kaitsta, kui lasta lähedale. Ja see on tavaliselt seotud sellega, et tasub küsida endalt, et mida ma ei taha, kui ma seksi ei taha. Et mida ma kardan, et juhtub, kui ma luban, et enamasti seal on nagu hirm mingi konkreetse asja ees, mis on vist juba muutunud skriptiks, et mis alati ühteviisi juhtub ja tavaliselt see ei ole väga nauditav. Et võtta see surve maha, siis on vaja hakata looma mingit teistsugust skripti, et tihti on vaja tegelikult kogeda seda, et saab olla see seksuaalne suhtlus ja lähedus ilma, et see viiks seksini. Et me jälle saame ameleda, puudutada, suudelda kirglikult, aga see ei tähenda, et me peame nüüd seksima hakkama. Ja siis see surve tegelikult kaob ära, aga seda on vaja seda kehalist kogemust, et see on turvaline, et me nüüd saamegi siin olla ja midagi ei juhtu. Et tihti on ikkagi nagu niimoodi, et see üks inimene siis nagu kipub solvuma, et see ei viinud seksini. Nii et mina tihti paaridel soovitan korraks selle seksi üldse maha võtta laualt, mis tundub mõnele võib-olla vastuoluline, et kui on seksiga mure, et öelda, et siis ärge seksige. Aga see mõte ei ole ainult see, et võtame täiesti maha ja ärme mitte midagi tee ja loodame, et see tagasi tuleb, et see ei toimi. Võid tulla tagasi tugevama nagu kunagi varem. Et võti on ikkagi selles, et sa hakkaksid siis seksuaalselt suhtlema ka ja seksuaalne suhtlemine tähendab seda, et sa hakkad kohtlema oma partnerit nagu romantilist partnerit, mitte nagu korterikaaslast, et tihti pikases suhtes on kui küsida, et kas te kallistate, suudlete, siis seda võib-olla isegi öeldakse jah, aga need kipuvad olema sellised mehaanilised nagu ma ei tea, mõne pereliikmega. Et tuua tagasi selline algusaja kirglik seksuaalne suhtlus täiesti teadlikult, isegi kui sul seda tunnet ei ole, vaid lihtsalt teha seda ja uskuge mind, sellele käitumisele hakkab see tunne tegelikult järgnema. Et see on üks lihtsamaid soovitusi. Ja ma arvan, et väga, väga hea esimene samm, millest alustada. Siis võib-olla äkki mõni naljakas või kohmetu seik, kas siis umbisikuliselt või siis võib-olla su enda mingitest kogemustest, et kas siis seotud otseselt sellega, et keegi on sinu juurde tulnud sellega või üldse, mis sulle pähe võiks tulla siuke asi, mida jagada? Mu töö on tegelikult isegi nagu üsna vähe naljakas, et mitte selles mõttes ära sa valesti aru, ma ei ütle, et see on tõsine
siin on palju mängulisust, palju rõõmu ja palju lõbu ka, lihtsalt need teemad on hästi emotsionaalsed tihti ja sügavad ja inimesed tulevad alguses päris tihti selliste raskete emotsioonidega, seal on häbi, seal on piinlikkust, seal on hirmu, seal on ebakindlust, seal on ärevust. Ja minu töö tegelikult ongi see, et nende coachingute käigus, mis tavaliselt juhtub, on see, et sinna tuleb kergus ja mängulisus hoopis kõrvale ja turvatunne. Ja inimesed enam ei suhtu nendesse teemadesse liiga tõsiselt. Ja juba see, et mina räägin nendest teemadest nii selliselt kergelt ja mõnusalt, siis see annab neile ka selle vabaduse. Et seal ongi sellist palju on julgustamist ja normaliseerimist ja loomulikult seksuaalhariduse andmist ja nii et see tulemus on see, et need tõsised teemad muutuvad mängulisemaks ja kergemaks ja turvalisemaks. Nüüd ma ühe seiga võin ikkagi välja tuua. Väga hea. Et mul on enamik kliente on eestlased, sellepärast et ma toodan eestikeelset sisu, aga satub ka välismaalaseid aeg-ajalt ja enamasti nüüd on välismaalased, kes Eestis elavad, et neil on Eestiga mingi seos. Ja nüüd siis vahel harva on ka kuskilt mujalt. Ja ükskord mulle saab broneerida tasuta tutvumiskõne mu kodulehe kaudu 30 minutit, kus me saamegi lähemalt vaadata, kas mina üldse oskan aidata ja kas see inimene tahab, et ma aitaks. Ja siis välismaalane broneeris selle, kirjutas veel Instagramis juurde, et väga ootab seda kohtumist ja ta oli seal on väike vorm ka, mis tuleb täita ja ta oli selle kõik ilusti ära täitnud. Aga minul oli hinges midagi kriipis, mul oli selline tunne, ma ei taha sinna kõnesse minna, et ma tundsin, intuitsioon ütles, et midagi on valesti. Ja ma üldse ei tahtnud sinna kõnesse minna ja mul ei olnud varem niimoodi olnud ja siis ma otsustasin ennast kuulata ja tühistasin selle kõne, mida ma ka ei ole varem teinud ja siis kirjutasin talle, ütlesingi, et vabandust, et ma ikkagi ei saa seda kõne teha, et ma ei mäleta isegi, mis ma seal välja vabandasin, mõtlesin, et kas ütlesin, et ta ei ole mu sihtrühm või et mul ei ole ikkagi praegu aega. Midagi ma natukene siis vabandasin ennast välja ja selle peale ma sain kohe, ta saatis mulle sellise toreda kollaaži, mis ta oli teinud Photoshopi minu pildi ja enda kivikõva riista, oma kivikõva peenise, siis kuidagi mulle niimoodi näkku. See oli päris selline kunstiline, ma sain ise kõvasti naerda, aga selge oli see, et mul oli võimalus seda siis ka näha seal ilmselt siis selle tutvumiskõne käigus ja ma tundsingi, mul oligi selline tunne, et seal midagi on valesti. Nii et ma aimasin õigesti ja ma õnneks seda kõne ei teinud, nii et ma ei pidanud seda vähemalt siis seal veebidel vaatama, aga seal pildile ma sain naerda. Minu jaoks õnneks oli naljakas. Tegelikult ma ei arva, et see on selles mõttes naljakas asi, et ma ei soovita meestel saata. Kui ei ole keegi küsinud, siis ärge oma peenise pilte saatke kuskile. Aga mina suutsin seda naljaga võtta. Ta paratamata, et sa nagu pakud selle koha pealt just nagu pinnast mingi poole toobisele, kes nagu jumal teab, mis seal peas toimub, aga sihukest asja võib ette tulla ilmselt. Üldstage niimoodi, ma tegelikult tean ka seda, et see on üsna levinud, et osadel inimestel on selline kink või et neile tegelikult pakubki seksuaalset rahudust või sellist elevust see, kui nad saavad oma peenist näidata niimoodi, et see on just, et sisuliselt et nad nii, et nad tegelikult tahavadki natuke seda reaktsioonistust kätte saada, et see ehmataksid nagu liputajad. Need on lihtsalt interneti liputajad. Ja mugavam kui kunagi varem on ja. Ei, täpselt nii ongi. Aga sa ütleks, et seks on nagu suhte kõige olulisem tegur? On leitud, et kui seksiga on kõik hästi suhtes, siis moodustab suhte healust ja rahulolust 15–20%. Ehk siis on selline tore lisaboonus. Nüüd, kui see tekitab probleeme, kui seal on mingi konflikt, mingi probleem, vältimine, siis ta põhjustab 50–70% probleemidest. Nii et tast saab väga suure kaaluga asi siis, kui seal on mingi probleem, et siis ta muutub suureks teemaks ja seetõttu tasub selle valdkonna eest ka hoolitseda. Nüüd see on tegelikult ikkagi hästi erinev, kui oluline seks kellegi jaoks on. Mõne jaoks on väga oluline, mõne jaoks ei ole nii oluline ja täpselt nii, nagu sinu jaoks on, nii ongi sinu jaoks õige. Lihtsalt küsimus võib tekkida sellest, kui su partneril on natuke teised arusaamad ja siis on see manageerimise küsimus. Minu jaoks isiklikult seks on väga oluline, ta ei ole kõige olulisem asi. Kui muud asjad ei oleks paigas, siis see seks ei saaks toimida. Küll aga minu jaoks lihtsalt seksil on hästi suur tähendus, sest et ta on nii läheduse, armastuse, ühenduse allikas,
naudinguallikas loomulikult, kui ka minu jaoks ta on ka selline spirituaalne ja transformatiivne ja tervendav kogemus, et ma kogen seal ka selliseid seisundeid, mida ma muul viisil ei kogeks ja ta täidab ja toidab mind igat pidi, nii et ma ei kujutaks, see on nii nagu, ta teeb mu elu nii palju värvilisemaks ja rikkalikumaks, et ma ei kujutaks ette, et seda ei oleks ja et seda oleks vähem. Aga kuna inimestel on nagu näiteks ikkagi, et nagu ongi, et see juurpõhjus võib teinekord olla mujal või nagu või see võib olla põimitud tegelikult teiste psühholoogiliste probleemidega, eks, et kas sa oled kunagi mõelnud ka, et tulevikus võib-olla laiendada enda ampluaad, et nagu pakkuda mingisuguseid, ma ei tea, psühholoogilisi nagu aitamisi ka nagu kuidagi konsultatsiooni näol või kuidas sellega? Jah, ma tegelikult vaatangi inimest selles mõttes tervikuna, et kui alguses klient tuleb või kliendid, siis ma kaardistangi seda, et mis tema sees toimub nii mentaalselt, emotsionaalselt, füüsiliselt, mis ta keskkonnas toimub, mis ta elus toimub, mis ta suhtes toimub, et kogu see kontekst loeb, sest et seks ei toimu vaakumis, seks toimubki selle suhte kontekstis, mis sul selle inimesega siis on või isegi kui see on juhusuhe ja kogu su elu kontekstis, et seda ei saagi kunagi niimoodi kitsalt vaadata. Nüüd ma suudan siis anda mingi arvamuse, et mis mulle tundub, et siin selle probleemi juures siis mängib, on mingid, mina suudan aidata konkreetselt nendes küsimustes, mis on seksi ja suhtega seotud, nendes teistes küsimustes ongi võib-olla vaja kaasata mingit muud spetsialisti, isegi võib-olla on treenerit vaja või toitumisspetsialisti. Need soovitused sa annad kaasa? Et need ma saan kaasa anda just, et ma saan suunata inimeste juurde ja nüüd ise nagu siis väga hästi ma saan aidata konkreetselt seksi küsimustes ja suhte küsimustes ka ma aitan tegelikult siis tugevdada sellist nagu emotsionaalset ühendust, lähedust, turvatunnet suhtes, aitan kommunikatsiooni küsimustes, et paljust on selline, ta on juba nagu seal baariteraapia piirimail, aga ma ei tegele teraapiaga ikkagi, et ma tegelen selle olevikuga ja lahendustega, me ei tegele minevikuga. Ja vahel ongi see, et ma suunan ikkagi ka baariteraapiasse. Vahel on niimoodi, et inimesed käivad mõlemas, nii baariteraapias kui minu juures või nad on käinud baariteraapiasse tulnud minu juurde. Et hästi hea on seda kombineerida. Jah, ma olen ka mõelnud, et ise õppida ikkagi baariterapeutiks, et veel laiapõhjalisemalt aidata ja võib-olla see on tulevikus õhus. Praegu ma olen välja vaadanud, ma nagunii ise kogu aeg õpin juurde, et raamatutest ma olen juba väga palju lugenud. See muidugi ei asenda, ühegi raamatu lugemine ei asenda terapeudi haridust loomulikult, aga jah, mul on ka mõned online kursused välja valitud juba, et vaatame. Ma ei taha liiga laiali ka valguda, et mulle tundub, et tegelikult ongi, meil on iga asja jaoks spetsialist olemas ja tasubki minna selle inimese juurde, kes seda asja kõige paremini valdab. Aga jaa, ikka ma mõtlen ka vahepeal on see paratamatult läheb vist nagu mingi aeg niimoodi. Just. Et ma ise teen ka vahepeal nalja, et ma olen ka poole kohaga psühholoog, sest et kui ongi sa vedad nii kaua inimestega koos aega, inimesed avanevad, eks ju, mina kaasa arvatud enda treenitavatega on ja siis varem või hiljem sa avastad, et sa tegelikult lahkad ka võib-olla mingisugust nagu aktuaalset, ma ei tea, kas mure kohta või mingisugust õhus olevat probleemi nagu ka oma siis treenitavaga või vice versa on ja, et nagu, et räägitakse mulle siis. Et siis, aga pigem see on niisugune nagu hea kuulaja rollis olemine. See ongi väga oluline, et inimesel oleks elus neid inimesi, kellega tal on mugav ennast avada ja rääkida ja et on turvaline. Juba see annab väga palju juurde, nii et see on väga oluline. Kindlasti. Võib-olla tuleme su korraks seksi asja juurde tagasi. Tuleme. Et mis on võib-olla need asjad ja tegevused, millest iga ühe voodielu võiks koheselt kasu saada? Et ma ei tea, ma jätan kõik uksed lahti praegu, mänguasjad, poosid, mis iganes, et... See, millest kõige rohkem on abi, on lihtne ja tasuta. Esimesena seksist rääkimine, lihtsalt rääkige omavahel päris ausalt, mis teile päriselt meeldib, mis võib-olla ei toimi nii hästi, mida te tahaksite proovida, mis teid erutab, mis seda erutust pidurdab. Nii paljud inimesed ei ole tegelikult omavahel seksist päriselt kunagi rääkinud. See on, kas pole üldse rääkinud või on mingi selline pinnapealne vestlus või siis ei julgeta ka öelda mingeid asju välja. Nii et seksist rääkimine, siis number 2 on seksiks aja võtmine, nagu päriselt aja võtmine, et see
sorry, aga see 15 minuti seks ei saagi väga palju naudingut pakkuda, et mitte see, et ta nüüd kuskile ei kõlbaks. Et loomulikult olenevalt olukorrast, aga lihtsalt, et kui 15 minutit on ainus aeg, mis seksiks võetakse, siis see potentsiaal ei jõua seal avaneda, sest naise keha avanemine võtab aega 20 minutit kuni 45 minutit. Et see on tihti tegelikult see põhjus, miks seks ei ole nii nauditav, et lihtsalt selle jaoks ei ole piisavalt aega võetud. Nüüd aja võtmise juures ka see, et oleks see aeg venitatud võimalikult pikaks, enne kui genitaalide juurde üldse liigutakse, et sa ei rutta sellesse kohe järsku sisse, et ülejäänud keha saaks soojeneda ja et genitaalide juurde liikuda alles siis, kui juba päriselt erutus on tõusnud ka, siis penetratsiooni aja pikendamine heteropaaride puhul, kes penetratsiooni tahavad harrastada, minu juurde pöörduvad naised tahavad sügavamaid naudinguid, nii palju nüüd räägitakse erinevatest orgasmidest, mida on võimalik kogeda. See potentsiaal saab avaneda tegelikult ainult siis, kui ma mõtlen, kui seda kahekesi teha, sa saad seda endale üksi ka pakkuda loomulikult, aga partneriga koos, kui penetratsiooni aeg muutub kõvasti pikemaks, ma räägin siin isegi 30 minutist, keskmine kipub olema 5 minutit. Nii, siis kolmandaks ma ütleks, et tegelikult kohalolu, mis on ka selline just kui oleks umbmäärane jutt, aga tegelikult see, et sa selles hetkes püsid tähelepanuga oma kehas, mitte ei mõtle mingeid muid mõtteid või ei muretse partneri pärast või ei ürita seal etendada või sooritada või meeldida või mida iganes, vaid sa keskendud oma keha istingutele ja selleks tasub hakata mediteerima, et ennast treenida, sest et see on normaalne, et meie meel läheb uitama, see on ta töö. Aga see, et sa oskaksid siis oma tähelepanu tagasi tuua oma istingute juurde, et sa märkad, et ta läks uitama ja sa tood ta tagasi, see on hästi oluline oskus. Ja see on täiesti treenitav oskus tegelikult. Hingamine loomulikult, sügav hingamine võimendab naudingut, oma keha liigutamine päriselt, et see nüüd läheb sinna pooside valdkonda naiste puhul. Väga soovitan peal olla, mis ei tähenda, et sa pead kogu aeg peal olema, aga kes võib-olla mõned kuidagi kardavad seda peal olemist. Peal olles sa saad haarata ohjad ja hakata seda naudingut päriselt endale võtma, hakata oma keha liigutama nii, nagu sul vaja on ja minu soovitus on siis mitte hüpata püstiselt seal peal niimoodi ops, mis tõesti ei annagi mitte midagi, vaid nurgal käed toetatult liugled mööda meest või siis sa liigutad oma puusi ja vaagent ja sa saad hoopis teise tulemuse kui see, kui sa seal niimoodi ülest alla kargad. See on nagu mega, ma ütlesin, et see on mingi osa, mida ma kujutan ette ka, et mõni võib-olla tahabki lihtsalt tulla sinna, et kujutan ette võib-olla paar põhikoolist saadik koos on mina ei tea, võib-olla on porri vaadanud või mis iganes, eks ju, aga lihtsalt, et tahavad ka seda oskus kui seksi nagu arendada, sest et paratamatult sa arendad seda minu silmis, kui ma vaatan enda seks elu peal tagasi, siis nagu alati on mingi igast kaaslasest võib-olla midagi, mida ma olen nagu kaasa võtnud või teinekord avastad ise enda puhul teise kaaslasega midagi, mis ma olen. Jah, mis ei tähenda, et mul peab olema miljon erinevat kaaslast, sest parim seks tuleb ikkagi tunnetega minu jaoks ja siis, kui nagu seal on juba mingisugused ämbrid võib-olla läbi kolistatud, eks ju, aga nagu selles suhtes, et paratamatult ma leian, et see on nagu rikastanud ka, kui on mingisugune hulk ikkagi teisi nagu partnerid olnud. Et see on väga huvitav ja väga nagu terviklik kuulda, et mingil määral võib-olla te ka õpite või oskad ka aidata parendada seda seksi kui oskust. Ja, absoluutselt. See ei ole tehnika küsimus, aga seal on teatud nipid, väga lihtsad asjad tegelikult, mida saab teha, mis muudavad täielikult seda mängu, sest et tihti inimesed on õppinud ikkagi porno pealt seda, kuidas seksida ja see, mida seal näidatakse, eriti just naistele absoluutselt naudingut ei paku, et see siuke hästi järsk ja tugev stimulatsioon, hästi kiire ja mingi siuke hüppamine ja lapsumine. Meeste perspektiivis kõik täitsa tundub nagu. Et jah, selles suhtes väga huvitav. Võib-olla lähme nüüd edasi nende Instagramis, siis lasin ka inimestele küsida küsimusi, valisin 5 sükest huvitavalt välja või mingid asjad, mis ei kattud meie juba eelkäidud teemadega täpselt. Esimene küsimus on, et kas ühe öö suhe võib olla sama hea kui tunnetega seks? Hea küsimus. See ilmselt oleneb natuke jälle, kellelt sa küsid. Minu jaoks kindlasti mitte. Ma ei saa kõikide maailma inimeste eest vastata. Võib-olla on olemas inimesi, kes vastaks, et saab.
küll aga milles seal, sellisel juhul sa pead olema see inimene, kelle jaoks see uudsus ongi põnev, elevust tekitav ja siis positiivses võtmes. Ja siis sellisel juhul juhtub, et on mingi mega hea keemia, väga hull klapp ja võibki väga hästi minna. Lihtsalt paljude inimeste jaoks on eeldus selleks, et nad ennast päriselt saaksid nagu mugavalt tunda see, et neil oleks turvaline ja väga paljudel ikkagi võõra inimesega turvaline ei ole ja kiputakse hoopis jälle näitlema, etendama, sooritama, mida ei olda tegelikult oma kehas, ei olda lõdvestunud ja kui sa ei tunne ennast turvaliselt ja sa ei ole lõdvestunud, siis sa tegelikult ei suuda naudingut väga palju kogeda ja kui see on selline nagu siuke pool ärevuse baasilt, et siis see nauding, võib-olla sa koged naudingut, aga see on tegelikult ikkagi näpuotsaga võrreldes sellega, kui sul on turvaline ja mõnus ja mugav, on ju. Et nüüd ongi küsimus selles, et kui mugavalt ja hästi ja turvaliselt suudad sa ennast võõra inimesega tunda, sest see hakkab näitama seda, et kui hea see siis on või ei ole. Väga hea vastus ja ma arvan, et tegelikult just nagu see etendamise koht ongi just see meestel, et nagu see ühe suhte baasil ma arvan, et see mees nagu tahab etendada või nagu näidata, et nagu nüüd on nii või nagu, et temast jääb mingi kuvand või mingi süke. Eriti kui ma oma sõpradega osadega räägin, siis teinekord on küll niimoodi, et chill bro, et nagu ükskõik mis tema lõpuks nagu sellest arv, eriti kui see ongi mingi ühe suhe vaata, et nagu kui sa oled rohkem kohal, nagu sa ütlesid ka, et siis nagu sa juba eos lood parema nagu vundamendi selle jaoks, et see saaks tulla mõlemale poolele parem asi. Ja just, ja see kipub tegelikult mõlemat pidi, et tihti meestel on väga suur pinge, et see erektsioon tekiks, et ta püsiks, et nad ei tuleks enne naist ja üldse oleksid siis väga, ma ei tea, hea soorituse teinud, mis ongi sooritamine ja naistel jälle on teistpidi pinge, et kuidas mehele meeldida ja hullult hea välja näha ja samamoodi paljud naised muretsevad, kas nad saavad orgasmi või ei saa ja väga paljud naised suhtuvad orgasmi kui millessegi, mille nemad peavad mehele kinkima, see ei ole isegi nagu nende jaoks, see on rohkem mehe ego jaoks ja siis nad on mures, et kas nad saavad või ei saa ja siis mõned veel teesklevad ja ühesõnaga. Mis on kõige alahinnatum oskus voodis? Ma arvan, et ongi kohalolu. See, et sa lihtsalt suudad oma kehaga olla kontaktis ja keskenduda enda kehaistingutele, sest et see on tegelikult see, mis on see mängumuutja, sest et nauding asub sinu kehas. Ja kui sa ise ei asu enda kehas, siis sa ei saagi naudingut kogeda. Väga aus ja hea vastus, ma arvan. Miks mehed seda ametit ei pea? Hea küsimus. Meil tegelikult Eestis mingeid inimesi on, nad on rohkem tantramaailmaga seotud inimesed, kes õpetavad erinevaid asju. Nüüd, kui Instagramis vaadata, siis välismaiseid mehi sekscoach'e tuleb aina rohkem juurde, igasuguseid selliseid, kes üldisemalt harivad mehi, on ka selliseid, kes, ma ei tea, on valinud siukse niši, nagu nad on Tom Dadid näiteks, on ja. Et igast põnevaid asju on. Meil Eestis vist, et veel ei ole jõudnud, ma arvan, et küll nad tulevad. Kas tantra on päris asi ja see on päriselt nagu sa tegid hea sissejuhatuse juba. Keegi on küsinud, kas tantra on päris asi? Ja tantra on päris asi. Minu haridus on hästi teaduspõhine. Nüüd ma olen ise lihtsalt tantramaailma kohta juurde uurinud ja mina mingi tantra ekspert ei ole, nii et vabandust, kui keegi on ja ma midagi ütlen, mis ma ei tea, mis siis ei ole nagu päris tantraga kooskõlas, aga nii palju, kui mina olen tantrast aru saanud, siis tegelikult ta tähendab ka lihtsalt kohalolu. Et päris see puhas tantra on üldse seks muutub meditatsiooniks, et sa muudadki seksi meditatsiooniks, et kaks inimest üksteise sees sisuliselt mediteerivad ja läbi selle kogevad orgasmilisi seisundeid ja mina ise olen samamoodi seda kogenud, ma olen käinud partneriga ühel retriidil, kus me õppisime ühtede maailmakuulsate õpetajate käe all ja see kõik on väga põnev ja äge, aga see kuvand, mis tantrast on võib-olla jäänud, on hoopis mingid orgiad ja mingid temple night'id ja umbes kõik seksivad kõigiga ja ma ei tea, et mingi väga esoteeriline teema. Ja et see on hästi esoteeriline, et ma arvan, et see on lihtsalt see, et kahjuks on ka see maailm olemas ja see on muutunud siis millekski, mis ta tegelikult originaalis ei olnud, et inimestel võib-olla seostub see tantra
kas siis jah, mingite orgiatega või uhuuga, tegelikkuses sealt on hästi palju ilusat võtta, mis on väga kasulik ja praktiline. Nii et teil läks hästi, jäite rahule? Ja me jäime väga rahule, me tegelikult ka ei uurinud väga palju ennem, ma olin selle naisterahva Diana Richardsoni ja Michael Richardson on ta mees, tema raamatut lugenud ühte tolleks ajaks, nüüd ma olen rohkem lugenud ja see raamat tundus mulle sümpaatne ja siis ta Šveitsis tegi nädal aega seda retriiti, me läksime sinna, aga ma ka tegelikult, kuna nad ei olnud väga lahti kirjutanud seda, mis seal juhtuma hakkab, siis ja minul oli ka hirm, et tantra tähendab orgiaid, siis ma kartsin ka natuke, et seda huvitav, et te läksite ikka. Aga ikka läksime. Et ma ei täpselt ei teadnud ka, mis meid seal ees ootab ja siis see, mis ootas, oli täiesti hoopis midagi muud, et see oli lõpuks hästi palju rohkem, isegi ma ütleks selline isiklik transformatsioon kui nii palju nagu seksi ümber keerlev asi, et see on põnev, see on juba pikem teema, seda võime kunagi rääkida. Väga huvitav. Viimane Instagramist tulenev küsimus, et kas meeste ja naiste libido on erinev? Sellega on niimoodi, et grupisisesed erinevused on tegelikult suuremad kui grupivälised üleüldse meeste ja naiste puhul, et ütleme, et naine naisest võib erineda palju rohkem kui naine mehest. See, et on kogu aeg mingi naised versus mehed jutt, see on nagu nii ja naa, et loomulikult me oleme bioloogiliselt erinevad, naiste see erutus ja iha toimivad tihti teistmoodi, et ma ei väida, et ei oleks erinevust, küll aga ei ole see tõsi, see stereotüüp ei ole tõsi, et naistel on madaldam seksuaalsus kui meestel, see ei vasta tõele. Mul on tänaseks just võrdne arv neid kliente nagu paare, kellel on siis kas mees tahab rohkem või hoopis naine tahab rohkem ja mees tahab vähem. Et see tegelikult on kõik kontekstitundlikkuse taga, et kas inimene, kui kontekstitundlik inimene on ja okei, tõesti, statistiliselt on naised kontekstitundlikumad kui mehed, aga küllaga on ka neid mehi, kes on kontekstitundlikud, et seetõttu ma ei taha, et kõlama jääks see, et alati on naised, sest et väga palju need mehed kannatavad selle stereotüübi all, kes ei ole sellised, kes alati tahavad ja nii lihtsalt tahavad ja kelle iha on spontaanne. Et neid mehi on palju, kelle iha on ka vastuslik ja nemad tihti siis arvavad, et neil on midagi viga, kuigi tegelikult see on väga normaalne, et mehel on vastuslik iha. Et ühesõnaga on erinevusi, aga see erinevus on tegelikult kontekstitundlikkuses, mitte siis selles, et üks oleks madalama seksuaalsusega kui teine, et pigem ma näen ise seda kusjuures, et kui naine ennast päriselt tundma õpib ja oma iha tundma õpib ja hakkab lõpuks endale pakkuma seda konteksti, mida ta vajab, siis ta hakkab hoopis rohkem seksi tahma. Ja paaride puhul ka on vahel see, et on see iha erinevus, just kui on selline lugu, kus üks tahab väga palju rohkem ja teine väga palju vähem, aga tihti on hoopis niimoodi, et lihtsalt üks on hästi suures defitsiidis olnud ja seetõttu ta justkui tahaks jube palju ja teine lihtsalt on nii alla, nii palju survet tundnud, et ta on iha ära tapetud täiesti. Et kui see läheb korda, see surve läheb maha ja lõpuks see seksuaalelu taastub, et siis see vahe ei ole üldse nii suur. Okei, väga arusaadav. Võib-olla mingi raamatu soovitus, mida iga inimene võiks siis lugeda? Nüüd konkreetselt seksi teemal, ma olen mitu soovitust kiirelt, on Dr. Karen Gurney, G-ga Gurney Y lõpus Mind the Gap, mis on hästi hea raamat ka ihast ja erutusest, siis on Emily Nagoski, Come as you are, on hästi hea raamat iha teemal, just ihatüüpidest ja ajatu minu lemmik paarisuhet teemal on Esther Perelli Mating in Captivity. Väga hea, siis panen need kõik raamatud kuhugi kirja ka, et siis kel huvi on, saab lugeda. Kindlasti luban, et loen vähemalt ühe nendest ise ka läbi. Ma annan tegelikult igale külalisele sihukese eksklusiivse võimaluse, et on the spot, mina neid küsimusi kunagi ette ei tea, et küsida üks küsimus minult vastu. Okei. Mis nõuande või nõuandeed sa annaksid seksi teemal nooremale endale? Mis sa nüüd tänaseks tead, olles 28 aastat vana, aga võib-olla näiteks, kui sa olid, ma ei tea, seal 18, 19, 20. Me oleme ülipaljusid neid asju juba, ma arvan, puudutanud, et siis, kui sa ütlesidki, et see kõige alahinnatum tegur on see kohalolu, mega aus, ma tunnen, et võib-olla väga just nendes ühe öö suhetes või kui oli kellegiga või mingisuguse partneriga nagu algusteel, siis minul oligi see nagu ka, kas siis ma ei taha öelda sooritusärevus, sest et kõik läks nagu hästi, et nagu mul ei ole nagu olnud siukseid nagu mingid
ma ei tea, ebaõnnestumisi väga palju või no mingisuguseid nagu olukordsid, aga lihtsalt võib-olla see kohalolu ja seda nagu, et ollagi nüüd siin selles hetkes, et see on tõesti nii alahinnatud, et ma nagu seda soovitaks küll nooremale minale, et iga partneriga, iga seks või vahekord võibki olla nagu väga erinev ja nagu tähtis ongi kõik need omad asjad, mis ma olen rääkinud, see kommunikatsioon seal taga, et võib-olla mis ongi, vaata, mis teebki ühe suhte võib-olla nagu selles suhtes nagu minu silmis halvemaks, et seal ei ole, sa ei tea, mida oodata, sa ei tea, mida teine tahab, mida mina tahan, vaata, et seal ei ole seda kommunikatsiooni, täpselt. Et see olekski. Väga hea. Lihtsalt vahemärkusena ütlen, et see soorituskesksus seksis on nagu nii nagu salakaval, et vaata, et kui me räägime, me ka tihti ütleme, nagu sa ütlesid, et mul ei ole ebaõnnestumisi olnud. Aga see viitabki sellele, et seal on üldse võimalik õnnestuda või ebaõnnestuda. Et see juba viitabki sellele soorituselemendile, mitte, et ma ütlesin hästi levinud, et ongi, et seksis on kuidagi võimalik ebaõnnestuda, see mõte on hästi levinud, aga see näitabki, et järelikult seal oli ju mingi kindel eesmärk, et jah, mis ei olnud ilmselt siis nauding, vaid oligi see, et kõva peenis jõuaks tuppa. Absoluutselt, täpselt nii ongi, jah. Siis neil on niisugune uus väike formaat, mis me siin lõpus teeme, et kus on siis this or that stiilis küsimused, ehk siis ma ütlen sulle 2 asja, üks või teine, sina ütled ühe, me pikalt ei pead sellel, me ei arut sellel, et mis või miks just see ja ma hakkan vaikselt tulistama. Oled valmis? Olen. Põnev. Enesearmastus või suhe? Suhe. Kestev rahulolu või kiire orgasm? Kestev rahulolu. Lühike eelmäng või kiire ejakulatsioon? Lühike eelmäng. Seks magamistoas või looduses? Looduses. Sõnaline suhtlus või kehakeel? Kehakeel. Üks või mitu partnerit? Üks. Seks päeval või öösel? Päeval. Mees peal või naine peal? Naine peal. Üks kaaslane kogu eluks või iga 10 aasta tagant uus armastus? Üks eluks. Jalgpall või seks? Kindlalt seks. Midagi ma pidin küsima. Igaks juhuks. See oli nii hästi siia pannud, jah. Aga igal juhul, aitäh sulle, Agnes. Aitäh. Meil on siis tegelikult, mul on sulle ka väikene kingitus. Tänasele episoodile on õla alla pannud siis Cinnamon, ma olen selle kinkekoti sulle. Aitäh! Seal ongi siis nende poolt siis siuke mystery box, kus siis saad ise avastada, mis seal sees on, eks ju, ja seda saavad kõik teised osta tegelikult, soetada endale ka kinodest. Ja kinos siis saab seda osta näiteks, miks mitte ideaalse kingituse näol kellelegi teisele. Väga lahe, väga põnev, ma kodus saan avastada siis. Täpselt. Ja ühtlasi tahaks eraldi tänu välja tuua ka mööbeldaja kauplusele, kes on siis meile need ilusad toolid varustanud, millel siis eraldi järel käisime veel, et saaksin uhkelt nende pealt istuda. Asub siis Kopli tänav 81 ning kõik, kel on vaja mööblit, kindlasti soovitame sinna minna. Ning lõpetuseks suur aitäh ka Potikule, kes tegi meie podcast ümberkolimise super mõnusaks ja hubaseks ja egas midagi. Aitäh ja kohtumiseni. Mul on tegelikult sulle ka üks kinnitus. Ma teen hästi kiirelt. Tulista. Ma ütlesin, et seksist rääkimine on hästi oluline. Siis ma tõin sulle kaasa enda vestluskaardid ausalt seksist. See on hästi palju erinevaid küsimusi. Need on seotud siis nii emotsionaalse poolega suhtes kui ka seksiga. Et see on võimalus muutuda nii emotsionaalselt kui seksuaalselt lähedasemaks oma partneriga. Suur aitäh sulle, Agnes. Ja aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni järgmises episoodis.